Tere! Täna räägin teile siis 7. nädala PR-ülesandest, PR07 data ja millega me see nädal tegeleme, on regulaaravaldised ehk regex. Right off the bat ütlen, et ta on suhteliselt raske teema tegelikult, et ja päris maailmas tegelikult mitte keegi ei tee peast neid asju, et meil on igasugused tööriistad ja abilised olemas, millega regex'e kirjutada. Nüüd võib tekkida küsimus, et miks me siis üldsegi seda teemat võtame siin kursusel ja põhjus on lihtne, kuskil peab selle teemaga kokku puutuma. Et kogemus on lihtsalt näitanud, et kui tulevikus peab regexiga tegelema, siis see tuleb isegi vägagi kasuks, kui olete koolis selle teema korra läbi käinud. Aga sisuliselt, mida regex võimaldab meil teha, oletame, et meil on mingi suur jupp teksti ja me tahame sealt mingeid asju välja otsida. Esimene võimalus on see, et hakkad tegema mingeid if lause, for loop'e, kontrollimas, et kas mingi asi on mingi teksti sees ja kõik sellised asjad, aga see võib väga kiirelt väga kompleksseks minna ja tegelikult kõike mustrid ei ole võimalik sellisel viisil üles leida. Või on, aga see peab väga palju häkkimist ja lahendus tuleb väga kohmakas. Selle asemel meil on olemas selline asi nagu regex, regulaaravaldised, mis sisuliselt võtavad vastu mingisuguse mustri ja nüüd selle mustri põhjal üritavad tekstist mingeid asju välja otsida, olgu see siis mingi numbrite jada, mingis kindlast formaadis tekst, the list goes on sisuliselt. Et seda paremini näha, hakkame seda ülesannet järjest tegema ja ma näitan teile ma teen seda ühe abistava tööriista abil nimega regex 101, selline väga tore lehekülg. Sisuliselt, mis me saame siin teha, me saame siia mingit teksti sisestada ja siis siia saame öelda, et nii, otsi meile kõik F-tähed näiteks siit üles. Nii, aga hakkame seda ülesannet järjest tegema. Sellest, et mis see regex siis täpsemalt nagu saab teha, on siin ka kirjas, et me saame leida, me saame valideerida, me saame puhastada sellega teksti ja me saame struktuuriseerida ka. Nii, kopime selle malli ümber, läheb PR07 data. Teeme kaustad. Data.py ja siin on ülesanne olemas. Nii. Selleks, et Pythonis regexi kasutada, me peame sisse importima sellise pakikese nagu re ehk regex. Mida see võimaldab meil teha? Siin on erinevad meetodid, me saame leida, me saame matchimist teha, me saame substitute'i teha ja kõik sellised asjad. Nii, aga hakkamegi siis esimese ülesandega pihta. Esimene ülesanne, def find words. Kirjuta funktsioon, mis leiab antud tekstis kõik sõnad, mis vastavad järgmistele tingimustele. Tingimus on see, et sõna peab algama suure tähega, sõna sisaldab vähemalt ühte väikest tähte ja sõna koosneb ainult eesti tähtedes, kaasa arvatud ö, ü. Selleks, et seda teha, me peame kasutama regexi, me peame tagastama leitud sõnadest nimekirja ja siis jälle peame arvestama nii ladina kui eesti tähestikuga. Aga hakkamegi pihta sellega, ma näitan ära, mis see regex 101 on, enne kui me koodi kirjutama hakkame. Et võtan siit alt need näited. Tere maailm, see on test. Ja lähme nüüd regex 101 ja paneme oma selle teksti siia. Nii, ja meie ülesanne on siis leida kõik sõnad antud tekstist. Nii. Hakkame pihta sellega, et nii, siin regexil 101. Siin alla on selline asi nagu quick reference ja siit sisuliselt näeb ära kõik tokenid ja muud, mida on võimalik regexis kasutada.
noh, näiteks me tahame praegu character class'i saada. Siin on meil erinev võimalused, me saame siit võtta single character ehk saame üksikuid tähti otsida. Siit saame võtta, et ära sisalda neid tähti, saame võtta mingit tähevahemikku, tähestikulises järjekorras on. Ja siis me saame neid tähevahemikku ka kokku liita. Nii, kuidas me võiks alustada siin? Mina ütlen, et esmalt katsetame selle character range'i asja. Sest kui me näiteks paneme praegu sedasi, et tahame tõhtähti saata, otsib ainult tõhtähe, suuri tõhtähti. Paneme M-tähe, otsib ainult suurt M-i. Aga kuna me tahame tervet vahemikku saada, siis me peaksime tegema A-s kuni Z-ini. Nagu näha, ta leidis meil tõhtähe üles, leidis M-tähe üles, leidis S-i üles ja leidis järjekordse tõhi üles. Nii, aga kuidas me nüüd saame neid muid tähti ka siin? Esimene asi, kui me siia plussi paneme, see ei tee praegu mitte midagi, kui me paneme nüüd siia teised kandilised sulud ja siia sisse paneme A-Z-ina väiksena, siis nagu näha, ta juba leiab rohkem, leiab meile selle suure tõhi, ta leiab meil selle väikse E ja kõikidel teistel ka ta leiab suure tähe, väikse tähe kombo. Aga nüüd, kui me tahame teha, et ta leiaks ka kõik muud asjad üle, siis kui me vaatame nüüd siia, lähme mõtleme, kust ta leiame, nii, quantifiers. Siin, mis meil on, 0 or 1 of on midagi, 0 or more of on midagi ja 1 or more of on midagi, ehk mul nagu tundub, et meil oleks seda plussi vaja, aga katsetame läbi. Vaatame, kui me teeme sedasi, töötab, paneme sedasi, töötab ka. Ehk siin puhul meil on sellist patterni vaja. A-setini ja siin on plussmärk ka juures. Nii, aga siin on nüüd üks väike probleem. Oletame, et meil on mingi lause või sõna, kus on meil eesti tähed, sest näiteks üks minu lemmikbänd Eesti bändidest, Taagö. Nii, mis ta siin Taagö, siis üks teine hea bänd on näiteks meil Jäär. Et ja paneme veel sõpruse puiestega näiteks juurde. Nii, mis probleem meil siin tekib? Meil ei ole, ülesanne nõudis meilt, et me arvestaksime ka eesti tähtedega. Aga kuna me praegu ei ole endale öelnud siin, et ta arvestaks sellega, siis me peame seda ise tegema. Ja kuidas see sisuliselt käib? Me peame nendele tähtedel, siia tähevahemikku, et siin on meil tähevahemik, eks ju, A-setini ja nüüd me peame need üksikud tähed veel ise juurde lisama, mis need on, Ü ja lisame siin ka. Ja nagu näha, ta leiab meil selle Taagö üles, leiab Jääre üles ja leiab sõpruse puiestega korralikult üles. Tegelikult siia peaksime paar tähte veel lisama, Ž, Ša. Rohkem meil vist ei ole neid special tähti. Sellega on meil see probleem ka lahendatud. Ja nüüd, kui meil see pattern on olemas, siis nüüd me peame selle kuidagi koodiks kirjutama. Et lähme nüüd oma siia Visual Studio või koodi editori tagasi. Ja mis me nüüd teeme, siin me peame sisuliselt tegema return re.findAll. Siin ta võtab meil mingisuguse patterni sisse, selle jaoks me kirjutame asja sedasi, kopime selle siit ära. Ja patterni jaoks me peame kasutama sellist asja nagu raw string. Ehk läheb, see on nagu, kujutage ette, et on nagu F-string, aga F-i asemel te kirjutate R-i. Ja mis me nüüd siin veel teeme, on peame andma talle ka mingi sisendi, et näiteks tekst. Nii, re.findAll tekst. Ja kui me nüüd tööle paneme, siis nagu näha, leidis meil need asjad täitsa ilusti üles. Nii, liigume edasi järgmise
ülesande juurde. Järgmine ülesanne, võtame Moodle'ist lahti, Moodle'is on see tekst natuke parem. Define word with vowels. Kirjuta funktsioon, mis leiab antud tekstis kõik sõnad, mis vastavad järgmistele tingimustele. Sõna peab algama suure täishäälikuga ja sõna sisaldab vähemalt ühte väikest tähte ja sõna koosneb ainult tähtedest. Ehk meil on vaja leida siis, kui ma nüüd õigesti aru saan, meil on vaja leida sõnad, mis algavad suure täishäälikuga. Okei. Ehk saame sisuliselt eelmise ülesande põhjal edasi liikuda. Uuendame oma seda teksti nüüd siin. Setini. Jah, ta nagu pani meil siin juba õigesti, aga kui siin on kiire viis, kuidas seda kontrollida, see maitsvad peaks meil läbi kukkuma, aga ei kuku. Ehk kuidas me siin hakkama saame, lihtsalt kustutame need siit ära. A, E, I, O, U, Ö, Ü. Ja kui me nüüd vaatame, siis ta nagu saab hakkama siin. Teeme kindlaks, et ta läheb meil nende tingimustega kõik kokku. Algab suure täishäälikuga, jah, sisaldab vähemalt üht väikest tähte. Okei, jah, siin on meil korras jälle. Kopime mul selle pattern'i ümber. Ja return re.findAll. Ja jälle tekst. Ja leidis ka seekord kõik õiged asjad üles. Nii, järgmisena on meil siis selline ülesanne, et replace vowels with x ehk sisuliselt me asendame kõik täishäälikud tähe x-iga. Vaatame, kas Moodle'is on mingit ekstra teksti ka siin selle kohta. Kirjuta funktsioon, mis asendab antud tekstis kõik täishäälikud tähega x, asendatud täishäälikud a, i, o, ü. Eesti täishäälikud jäävad puutumata. Okei, väga huvitav. Ja kasuta regulaaralaldist asendamiseks. Nii, siin otseselt vist saame hakkama sedasi, et võtame selle hello näiteks siin. Ja paneme mul tekstiks siia. Ja siin me teoorias peaksime hakkama saama seda, et me lihtsalt teeme a, i, o, u. Ja me vist peame suurte tähtedega ka tegema seda. Huvita, kas meil regeksil mingit ignore case'i ka on? Case insensitive. Mõtlen korra, kuidas seda sisse mängida. Ahaa, see läks hoopis siia, okei. Ja kui me nüüd teeme a, i, o, ü. Oh, väga hea.
katsetame sedasi. Okei, siin on jah see load example olemas ja ta tegi meil selle pattern'i ka juba, pani vajalikku asja siia lõppu. Okei, ehk siis me ikkagi tahame, et otsin nende kõiki tähtede järgi ja siis siin on meil need regexi optionid ja nüüd kui me kopime need üle, siis teoorias ta peaks töötama meil, nii et kui me teeme return re.sub, anname talle pattern'i sisse, anname talle, mis see nagu süntaks siin on, katsetame, okei, anname talle teksti ja anname talle nüüd tähe x-i ka, tal on mingi error siin, but you are closed. Okei, teeme siis sedasi, talle ei meeldinud siin see GI lõpus, aga me saame tegelikult Pythoni selles regexis ka anda neid case'e juurde, seda siis läbi flags muutu argumendi ja siin me anname talle nüüd sisse re.ignore case ehk ta peaks selle GI ise lõppu lisama. Nii, ja katsetame korra läbi. XXX, aga me tahame ju vastupidi saada. Jah, korras. Nii, see oli vastupidi, et see esimene string on meil see pattern, teine string on meil siis asi, millega me asendame, ja kolmas string on meil siis tekst, mida me asendame. Nii, sellega on meil see korras. Kaua see video juba kestnud on 7 minutit, okei. Liigume järgmise peale edasi. Dollar amounts. Nii. Kirjuta funktsioon, mis leiab antud tekstis kõik dollari summad ja tagastab nende numbrilised väärtused. Ehk mis meil need tingimused on, me peame leidma kõik summad, mis järgnevad dollarmärgile. Peame tagastama ainult selle numbri osa ja need peavad täisarvud olema. Võtame omal selle näite siin jälle. Nii, ja esimene asi, mõtlen, mida meil siin vaja on. Esiteks ma pakun, kus meil see command tokens on. Esimene asi, mida me saame tõenäoliselt kasutada, on seda any digitit. Langekriips D annab meile kõik need numbrid ja muidugi sellel pluss ka juurde, et siis ta grupeerib ära need numbrid. Nii, aga siin on nüüd selline probleem, et meil võib mingi suvaline number ka olla, näiteks euromärgi, dollari märgiga ta peaks nagu korras olema, aga näiteks euromärgiga ta ei tohiks tuvastada. Ehk nüüd asi, mida me siin tõenäoliselt peame tegema, me peaksime capture grupi tegema. Ja siis siia capture grupile me peaksime sellise asja nagu look behind'id tegema. Nii, group constructors. Ja meil on ühte seda siit vaja, näiteks positive look behind. Et peame ütlema, et tegelikult see asi võime panna siia ja siia nüüd läheb sedasi äkki või dollarmärk ja korras. Selline pattern, et positive look behind, mida ta tõlgendada seda sisuliselt kui if lauset, et if numbrile eelneb dollari märk, siis teeme selle grupiks.
et kui me tahame vastupidist, näiteks meil on siin ka negative look behind, siis ta teeb meil just vastupidist, et võtab numbrid, millele ei eelne dollarimärk. Nii, kasutame oma seda patternit. re.findAll, return re.findAll. ja kui me tööle paneme 25, 10, 15. Täitsa hästi. Nii, järgmisena words before comma. Kirjuta funktsioon, mis leiab antud tekstis kõik sõnad, millele vahetult järgneb koma. Tingimusteks on see, et me peame leidma sõnad, mille järel on kohe koma, ilma tühikuta. Sõnad, mille ja koma vahel on tühik, lähe arvesse, sõna koosneb ainult tähtedest ja. Ja et peame kasutama, okei. Nii, ja siin on meil näide, et meil on armas, meil on ilus, aga noor ei lähe arvesse, sest talle ei järgne koheselt koma. Võtamegi omal selle näite siit. Nii, ja sellele ma ütlen kohe, et siin me vist peaksime kasutama positive look ahead'i. Seda siin siis. Ütlemegi talle, et ta võiks olla nii. Siin on üks command token ka, mis ma tahaks näidata. Et kui meil oli siin any digit näiteks olemas, siis ma tahaks kasutada seekord äkki any word character. Kalkrips 2V. Ja siis, mida me siin puhul veel tahaks kasutada, oleks näiteks, ongi see positive look ahead nüüd. Kus me see group constructors oli? Ehk sisuliselt paneme siia oma need sulud, küsimärk võrdub komatühik. Siia meil peaks ta pluss äkki minema, jah. Nii, jah, paneme sedasi. Ehk siis meil on any word character, selle kõik limime kokku ja siis me teeme positive look ahead'i, et kontrollime, hei, kas sellele sõnale või tähtede kogumikule järgneb koma koos tühikuga. Kui järgneb, siis tagastab meile selle. Words before comma, return, re.findAll ja tekst. Leidis meil selle arvuse ilusa üles. Nii, ja viimasena split string into words. See on näide stringist. Annab meil siin näiteks. Split string into words. Kirjuta funktsioon, mis jagab antud teksti sõnadeks, kasutades tühikuid eraldajatena. Peame jagama tekstis on mitme järjestikuse tühiku koha pealt. Eemalda tühjad stringid tulemusest, kasuta regulaaravaldist teksti jagamiseks. Säilita kirjavahe märgid sõnade osana. Kirjavad sõnade osana. Mis siin nagu selle viimasel on? Okei, üritame white space characters. Okei, see kopime meile selle näite endal. Lähme regiks 101. Ja siin, mida me vist saame teha, negatiivi tahaks kasutada äkki. Nii. Äkki meil piisab sellest, kui me teeme lihtsalt sedasi. Mitte S, vaid teeme sedasi ja sedasi. Ja ka sedasi ta võtab ainult ühe tähe võrra.
Zero or more. Meil on ju seda zero or more'i vaja siin. Okei, uurime edasi, mis meil siin veel on. End of the string. Quantifiers. Meil on see capturing gruppi tõenäoliselt läheb vaja. Mõtlen korra. Nii, siin on ikkagi meil seda, tõenäoliselt läheb meil ikkagi seda S+i vaja, aga nüüd mida me sellega teeme, me lähme oma siia Pythonisse tagasi ja meil on sellel reel on tegelikult split funktsioon ka olemas, ehk return re.split, anname talle selle pattern'i sisse ja siis ütleb, me tahame seda teksti splittida, et toda viisi ta peaks töötama. Nii, ja täitsa olemas. Et siin nüüd pushime oma need muudatused üles. Attempt 1, git push. Ja vaatame, kas meil see ülesanne läks läbi ka. Peaaegu. Nii, mis talle meeldi? Words before comma 3 2 3 1 2 3. Ma tahaks eeldada, et meil on siin probleem sellega, et ta leiab meil. Võtame selle näite uuesti ette, kus meil see words before comma. Võtame oma selle ette uuesti ja võtame oma selle regex pattern'i ka. Ja mis ma eeldan, me kontrollime siin seda tühiku asja. Äkki ta saab seda, seda ei taha. Jah. Siin ta korjame nüüd seda üles, mida meil vaja. Ja siin meil tegelikult see nii. Ta leiame seda ilusat siin üles millegi pärast. Mis meil siin küll võib olla? Need eks ju koma S, eks ju, järgneb sellega. Ja siis me ju tahame, et see oleks ainult ühe. Kas ta siin ütleb, ta leiab seda üles või? Huvitav, nii explanation ja matches. Läheb siin ainult selle armsa üles. Moment. Nii, siin on meil, siin see pattern peaks olema sedasi, et see look ahead peaks lihtsalt see komaga olema ja nüüd siit on meil tegelikult üks asi puudu, meil on see word boundary puudu. Ehk sisuliselt ta piirab meil selle sõna ära ja kui me paneme siin selle ka, sellele jääb ilusti. Paneme mul selle muutujega, et ta oleks in-case insensitive äkki ja global. Nii, ja nüüd ta leiab kõik need asjad üles. Ja asendame omalt siin pattern'iga ära. Nii, katsetame nüüd. Attempt 2, data, commit. Ja nüüd saime korda. Nii, sedasi siis käib see regex, et antud nädala puhul te saate seda söögi alla, söögi peale sisuliselt.
et meil on see PR-ülesanne on regexi kohta, X-ülesanne on regexi kohta ja op on ka regexi kohta. Noh, op on natuke raskem, aga natuke mahukam, aga sisuliselt see ülesanne peaks suht samat viisi edasi minema. Et võib-olla asi, millega võib raskusi tekitada või raskusi tulla, on see teine osa, ehk see parse. Aga siin hindina on see, et kasutage, siin saab grupeerimist kasutada päris korralikult. Et saate kõik need nimeosad ja asjad gruppidesse panna. Nii. Aga selle poole pealt on minu poolelt tänaseks kõik. Järgmine nädal mingit videot ei tule, sest meil on vahenädal järgmine nädal, ehk uusi ülesandeid ei tule. Need, kellel on vaja tunnikontrolli järel teha, need saavad teha seda antud nädalal. Ja muidu on sama jutt, mis nagu alati, et keegi koha peal küsimas, küsige Discordis inimeste käest abi. Ja näeme järgmine kord.